Tere kõigile! Mul on väga hea meel, et meiega on siis täna nii Kurtide Liidu liikmed kui ka kuulmispuudega laste vanemad ja me oleme siis tänase ürituse pühendanud ühele huvitavale ja raskele teemale ja see on siis pensioni teine sammas ja kuidas selle teise samba teemadega siis hakkama saada, missuguseid otsuseid teha, mida seejuures arvestada. Minu nimi on endiselt Toomas Sepp ja olen endiselt ka Lastevanemate Liidu president ja lisaks olen ma oma töökohta vahetanud, olen Tallinna ombudsman ehk see inimene, kellele saab siis kaevata või kelle poole saab pöörduda, kui linnavõimu käest ei ole nagu saadud selliseid vastuseid, mis oleksid selged ja arusaadavad või kui nendega ei olda rahul. Aga tänase ürituse siis on korraldanud Kuulmispuudega Lastevanemate Liit ja Kurtide Liit koostöös ja mul on hea meel, et siin on täna meiega ka Rahandusministeeriumi poolt meie sõber ja lektor Eesti Puuetega Inimeste Fondi nõukogu liige ka Siiri Tõniste, kes siis meile täna oma loengu peab. Me oleme saanud enne küsimusi, mis on kõik Siirile edasi antud ja meil on ka võimalus meie tänase pooleteise tunni jooksul esitada kas siis Facebooki kaudu või YouTube'i kaudu vastavas kohas küsimusi ja proovime neile siis vastata. Igatahes on meile esineja lubanud, et kui osa küsimusi jääb vastamata või nõuab täiendavat veel selgitamist, siis seda pärast saab veel kirjalikult. Ja kõik need vastused ja ka esitlus ise saavad siis olema üleval nii Kurtide Liidu kui ka Kuulmispuudega Lastevanemate Liidu veebilehtedel. Nii et sissejuhatuseks minu poolt kõik ja mul on hea meel koos tervitustega ka Tiit Papilt anda sõnajärg üle Siiri Tõnistele, kes siis meile ennast ise täpsemalt tutvustab. Palun, Siiri. Aitäh, Toomas. Tere õhtust kõigile. Mul on hea meel olla teie armsas väikeses stuudios. See on esimene kord. Ja ma olen rääkinud sünkroontõlgiga, aga mitte kunagi viipekeele sünkroontõlgiga. Nii et see on minu jaoks äärmiselt huvitav kogemus. Ma loodan, et saame siin Külliga kahekesi hästi hakkama. Töötan Rahandusministeeriumis. Finantspoliitika teemad, finantsteemad. Need hulgas ka kogumist. Ja ma aitan teid sellest teemast läbi. Siin on palju küsimusi, palju detaile. Ja ma loodan, et see tänane loeng annab detaile ja küsimustele, mis teil tekkinud on. Nagu Toomas juba ütles, ma olen valmis ka kellega. Aga nüüd ma olen valmis slaidideks. Nii, millest siis täpsemalt tuleb? Kõigepealt tahan üldiselt olla see head kätte. Ja me räägime kindlasti sellest,
kuidas saab teise sambaga liituda. Ja kuulajate ja vaatajate hulgas võib olla inimesi, kes ei ole teise sambaga liitunud, et see on oluline. Räägime sellest, mis loob investeerimiskonto. Räägime sellest, millised on asja olevate inimesed. Ja räägime kindlasti sellest, kuidas sambast lahkuda võiks. See teema on ja üldised põhimõttest on selline kummaline natuke. Täpselt, mida ma pean. See, et kõik võimalused on vabatahtlikud ja kõik võimalused on ei ole küljes. Ükshaaval läbi. Mis on oluline teada, on see, et see teises samba mida ma pean, et kui te ei ole kui te olete teise samba sees, siis teise samba sees. Kui te olete läinud teisest sambast, siis teisest sambast pensionit edasi. Ehk selles mõttes on tänaseks on neid juba päris, sest teema täna on siin kuulajad, kes ei tea või ei, siis lihtsalt panka. Ärge panka praegu kohale minge Eesti EE lehele, kus või minge pensionikeskuse lehele. Pensionikeskus on selline lehekülg, kus on väga palju on see nende inimeste jaoks, aga kust raha on palju need on ka informatsiooni Eesti e-lehel peab sisse logima, et seal on nagu osa avalik. Kus koha aadress, autoga te sõidate, mis kinnisvara on, ka seda, kus te kuulnud, kas seal raha, millal olete sisse
koodi, kas olete liitunud või ei ole ja kus te raha kogute. Teise põhimõtte juurde. Ja see on vabatahtlikud. See tähendab, et mitte ühtegi sisuliselt ühtega tuli kasutama. Aga ja siit oluline soovitus. Kasutage neid uusi võimalusi lähtudes oma isiklikust vajadusest. Ma olen siia slaidile kirjutanud, et lähtuge isiklikust eluplaanist. Hiljem veel kord ei ole mida otsustanud teie sõber või teie või kolleeg. Vaadake ise oma lähtuge sellest oma otsuste tegemisel. Ja põhimõte, mille ma räägin, on see, et kõik teise samba uued võimalused on kõiki avalusi, kõiki neid võimalusi saate kasutada ehk kogu aeg. Siin on üks lähen selle teema juurde tagasi, see puudutab pensionäre, aga ma räägin sellest hiljem eraldi. Üldine põhimõte on see, et kõike saab kasutada siis, kui soovid neid valikuid kasutada. Seega ärge tundke survet, et praegu on meil 15. märts, kohe kukub mingi kuu. Samamoodi saate valida siis või mais või järgmine aasta, nii et selles mõttes on ole. Ja siit soovitus, et kasutage neid valikuid siis, teile endale sobiv, kõige sobival ajal. Ei pruugi sobile. Need on üldised. Esiteks, teiseks, kõik on vabatahtlikud ja kolmandaks, kõik valikud on tähtajatud. Teine sammas on ehk inimesed liituvad sellega tavaliselt noored. Nad koguvad raha, käivad tööl, elavad oma elu, läheb umbes 40 aastat, nad jõuavad pensioniikka, lähevad pensionile, ühel hetkel surevad, raha võib minna pärimisse. Ehk see on üks selline kaar ja ma alustangi selles mõttes algusest ja räägin teise sambaga liitumisest. Siin on kaks asja, millele ma tahan tähelepanu pöörata. Esiteks on see, et liitumine on kõikidele võimalik. See ei olnud ennem nii, et varem said liituda teise sambaga ainult noored inimesed. Need alustasid oma esimesel töökohal. See on ära muudetud ja nüüd võivad liituda teise sambaga ka täiesti keskealised inimesed näiteks.
sai teise sambaga liitumise juba eelmisel aastal. Ja lihtsalt näitena võin öelda, et eelmine aasta liitus üle 2000 inimese. Oli keskeas. Seda esiteks. Nüüd teiseks, mis jäi samaks, on see, et noored inimesed liituvad automaatselt teise sambaga. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui noor inimene alustab töötamist, siis nii-öelda vaikimisi või automaatselt hakkab ta teises sambas raha koguma. Nii oli enne ka, aga uus asi on see, et noor inimene võib otsustada, et ta ei soovi teise sambaga liituda. Ehk ta nagu ei liitu, ühesõnaga, otsustab ümber. Nii et see võimalus on siis tulnud juurde võrreldes varasema ajaga. Aga muus osas on liitumine üsna sarnane ja kogu see protsess sarnane, nagu see enne oli. Nii, liigume edasi ja nüüd oleme siis sellise inimese juures, kes on juba teise sambaga liitunud ja kes on rahul ja soovib jätkata kogumist. Teises sambas on 750 000 inimest umbes. Ja valdav enamus inimesi tegelikult kuuluvad siia inimeste gruppi. Mis siis nende inimeste jaoks oluline on? Tegelikult see on nüüd see grupp inimesi, kes tegelikult ei pea mitte midagi tegema, kui nad soovivad lihtsalt teises sambas raha edasi koguda. Kui reform välja kuulutati, siis me saime kirju inimestelt, et kuhu ma pean ütlema, et ma tahan teises sambas raha edasi koguda. Vastus on mitte kuhugi, et te ei pea kuskil üle kinnitama, et te soovite teises sambas raha edasi koguda. Vaikimisi te lihtsalt jätkategi teises sambas raha kogumist. Mida te võiksite teha, on see, et ikkagi aeg-ajalt vaadata, kuidas teie pensionirahal läheb. Ehk see, mis ma juba korra ütlesin, et minge oma kodupanka, minge pensionikeskuse lehele, minge Eesti EE lehele ja otsige sealt informatsiooni. Ja kaaluge seda, et kas vahel äkki oleks õige hetk näiteks vahetada pensionifondi või suunata oma sissemaksed uude pensionifondi. Ehk lihtsalt vaadake, kuidas te läheb ja kas te selles mõttes tahate mingit muutust. Aga need on need valikud, mis on kõik täpselt samad, nagu need on kogu aeg olnud. Kõik need 20 aastat. Nii, järgmine teema. Ja see on nüüd huvitav uuendus, mis selle reformiga tuli. Ja see on ise investeerimine. Ehk siis me räägime nendest inimestest, kes võib-olla tahaksid teises sambas raha kogumist jätkata, aga tahavad investeerimisotsuseid teha ise. Millised on nende inimeste võimalused? Siin on 2 võimalust tegelikult ja sageli aetakse need 2 võimalust omavahel sassi. See on minu kogemus või mida ma olen tähele pannud.
Ma räägin sellest põhilisest uuendusest, mis on, ütleme, et see on siis esimene variant. Ja see on selline variant, kus inimesed saavad hakata kasutama pensioni investeerimiskontot. Selleks, et kasutada pensioni investeerimiskontot, peate te jätkuvalt olema teises sambas sees. Ehk pensioni investeerimiskontot ei saa kasutada nii, et te võtate teisest sambast raha välja. See tähendab seda, et te jätkate kogumist, aga teie raha läheb pensioni investeerimiskontole ja investeerimisotsuseid teete teie ise. Mis on selle lahenduse eelised? Põhiline eelis ongi see, et te ei pea võtma raha välja ja maksma tulumaksu. Ja te saategi kasutada siis kõiki neid samu investeerimise võimalusi, mis kõikidel inimestel on. Pensioni investeerimiskonto on tegelikult tavaline arveldusarve. Ja sellele arveldusarvele kannab pensionikeskus teie raha, mis tuleb maksuametist. Et kui ma olen pensionifondis kogun raha, siis minu raha liigub maksuametist pensionifondi. Kui ma kogun pensioni investeerimiskontol raha, siis minu raha liigub maksuametist investeerimiskontole. Ja seni kaua, kuni ma ei tee mingeid otsuseid selle rahaga, seni kaua mul seisabki lihtsalt raha arveldusarvel. Et ma ise pean valima, millised on need aktsiad, millised on need võlakirjad või fondiosakud, kuhu ma seda raha siis suunan. Pensioni investeerimiskontole saan ma viia ka juba kogutud raha. Ehk kui ma olen näiteks, mina olen teises sambas kogunud raha 20 aastat algusest peale. Mul on sinna juba teatud summa kogunenud, siis ma võin kanda kogu selle summa või osa sellest pensioni investeerimiskontole ümber. Ja kui ma niiviisi raha kannan, siis ma tulumaksu maksma ei pea. Ja ma võin liikuda ka teistpidi, et kui ma üks päev otsustan, et see kõik on minu jaoks liiga keeruline näiteks või liiga ajamahukas, et siis ma võin otsustada, et kõik võtan pensioni investeerimiskontolt raha ära ja kannan selle fondi tagasi. Võib ka nii olla, et mul on pensionifondis raha ja pensioni investeerimiskontol korraga mõlemas. Küsimus, millal siis pensioni investeerimiskonto valida või kes võiks pensioni investeerimiskonto valida? Minu soovitus on, et see pensioni investeerimiskonto kasutaja võiks olla juba kogenud investeerija. Et ära alusta oma investeeringuid pensionirahaga. Proovi ennem, kuidas sul investeerimine välja tuleb. Selleks on palju võimalusi. Seega võiks olla kogenud investor või natukene juba investeerimist proovinud inimene see, kes investeerimiskontoga toimetab. Investeerimiskonto nõuab ka sellist aktiivsust.
ta ei ole nii võib-olla mugav lahendus, kui on pensionifond. Sa pead rohkem jälgima, kuhu raha panna, millal panna, palju panna, et ta nõuab sellist natuke suuremat aktiivsust. Ja ma ütleks ka, et see inimene, kes kasutab pensioni investeerimiskontot, et ta võiks rohkem ka nagu taluda riski. Et see on natuke riskantsem investeering võib-olla, kui on fond. Et selline inimene võiks siis proovida pensioni investeerimiskontot ja seda kasutada. Pensioni investeerimiskontot saab hakata valima aprillis. Praegu veel ei saa. Nii et varsti kindlasti tulevad pangad välja oma võimalustega ja siis saate selle kohta juba rohkem informatsiooni. Nii, liigume edasi. Liigume edasi pensioni ikka jõudnud inimese juurde. Ma arvan, et kõige suuremad muudatused selle reformiga tegelikult tulidki siia selles pensioni eas oleva inimese jaoks või nagu pensioni väljamaksetesse tulid kõige suuremad muudatused. Ja see ei ole oluline mitte ainult nende inimeste jaoks, kes täna juba on pensioniealised, vaid see on kindlasti oluline ka nooremate jaoks, ka keskealiste jaoks teadvustada, millised võimalused avanevad siis teise samba kasutamisel, siis kui inimene on jõudnud või kui ma olen jõudnud pensioniikka. Esimene teema, mida ma siin rääkida tahan, ongi see sama pensioniiga. Et see on oluline tähele panna, et teise samba pensioniiga on tavaline esimese samba pensioniiga -5 aastat. See on selline rusikareegel. Ehk see ankur nii-öelda on esimese samba tavaline pensioniiga, näiteks 65 aastat. Ja kui sellest lahutada 5 aastat, jõuame me 60 juurde, et siis on teise samba pensioniiga on 60. Aga pange tähele, et Eestis on pensioniiga muutumises. Et mõnede aastate pärast muutub pensioniiga või seotakse pensioniiga oodatava elueaga. Et siis hakkab pensioniiga pisitasa tõusma eeldatavalt. Aga näiteks aastal 2021, sellel aastal, saavadki 60-aastased siis minna teise samba pensionile. Nüüd meil on mitmeid inimesi, kelle jaoks pensioniiga on tegelikult madalam. Näiteks baleriin. Baleriini pensioniiga on 35. Vähemalt kunagi oli. Ma nüüd ei tea, kas see nii on praegu, aga kunagi oli see igatahes 35. Ehk võiks küsida, kas baleriin saab nüüd 30-aastaselt minna teise samba pensionile. Vastus on ei. Et baleriini pensionile esimesest sambast võib ta minna, aga teise samba pensioniiga hakatakse arvutama ikkagi tavalisest vanaduspensioni east. Ja siin oli ka küsimus, et kas puudega lapse kasvatamisel tekib soodustus, et võib minna varem pensionile, et kas see ka loeb. See reegel on see, et teine ja esimene sammas toimivad autonoomselt, nagu eraldi.
et seesama pensioni iga ühendabki neid kahte, aga iseenesest neid saab vaadata ja tuleb vaadata nagu täiesti lahus. Ehk kõik need otsused, mida te teete esimeses sambas, see tegelikult ei mõjuta seda, mis juhtub teil teises sambas, just pensioniiga ma mõtlen, ja vastupidi. Ehk näiteks te võite minna kasutada oma soodustust, mida te saate, ja minna 5 aastat varem esimese samba pensionile. Aga rahulikult võite te samal ajal jätkata teises sambas raha kogumist, kui teil on sissetulek olemas, kui te saate palka. See ei peata teie kogumist. Te võite minna nii esimesel kui teise samba pensionile, aga te ei pea. Tegelikult on isegi õige öelda ära nagu see reegel, et Eestis ei pea minema mitte kunagi mitte ühelegi pensionile. Ehk see on nii esimeses sambas, kui teises sambas, kui kolmandas sambas inimese enda otsus, kas ta läheb pensionile või ei lähe pensionile. Et esimeses sambas te siis lihtsalt, kui te esimeses samba pensionile ei lähe, siis te lihtsalt võib öelda, et te jäätegi sellest riigi pakutud pensionist siis justkui ilma, eks ole. Aga teise ja kolmanda samba puhul, kui te otsustate mitte minna pensionile ja siis ükskord ära surete, siis see raha jääb pärimisse. Ehk teie lastele, teie pärijatele. Nii et see vahe esimese ja teise samba puhul ja tegelikult ka kolmanda samba puhul on väga selge ja väga erinev on siin. Nii, üks teema veel, mis on uus pärast reformi. Ja see puudutab inimesi, kellel on puuduv töövõime. Et Eestis võib inimene olla töövõimeline, ta võib olla osalise töövõimega ja tal võib olla puuduv töövõime. Ja vot kõik need inimesed, kellel on puuduv töövõime, siis nendel avanes võimalus minna kohe teise samba pensionile, sõltumata vanusest. Et see võib olla 40-aastane inimene, tal on määratud puuduv töövõime ja sisuliselt teise samba mõttes võib ta olla juba pensionär. Ta esitab avalduse, talle makstakse järgmisel kuul raha välja ja see on tulumaksuvaba. Näiteks kirjutas sügisel meile üks naisterahvas, ta oli äkki 47 ja tal oli väga raske diagnoos, tal oli vähidiagnoos ja perspektiiv on arstide sõnul, et ta elab veel paar aastat. Ja sellises keerulises situatsioonis inimestele ongi see uus võimalus mõeldud. Ehk et tema jaoks oligi oluline, et ta saab teise samba raha, tal oli küllalt suur kontojääk, et ta saab selle teise samba raha võtta kasutusele kiiresti. Et niipea, kui ta avalduse esitas, sai ta järgmisel kuul selle kätte ja oma elu viimasteks kuudeks saab ta lubada endale paremat elu ja võib-olla ka paremat ravi. Et kindlasti see aitab päris mitmeid inimesi ja kui ma vaatasin seda statistikat, siis ma nägin, et sellel aastal on seda võimalust kasutanud umbes 400 inimest siiamaani. Aga nüüd tavaliste inimeste juurde. Selles mõttes tavaliste inimeste juurde, et kes on selline keskmine koguja
kellel tervisega on kõik korras, kes on töövõimelised, aga nad on jõudnud pensioniikka. Et mis nüüd nende jaoks muutus? Muutus see, et sisuliselt kadusid ära pensionieas kõik senised piirangud. Pensionieas on raha kasutamine sisuliselt täiesti vaba. Ennem oli näiteks ühekordne väljamakse või korraga raha väljavõtmine teisest sambast ainult väga erandlikel juhtudel võimalik. Ja üldjuhul sõlmisid inimesed eluaegse pensionilepingu kindlustusseltsiga. Need võimalused on kõik jätkuvalt olemas, aga iga inimene võib ise otsustada, kuidas ja millal ta seda raha kasutab. Milles vahe on ainult tulumaksu määras. Ehk kui te olete jõudnud pensioniikka, millal iganes te tunnete, et tahate teise samba raha välja võtta, siis te võite seda teha. Te võite kanda kogutud raha näiteks kindlustusseltsi ja hakata saama sealt eluaegset pensioni kuni surmani. Te võite oma raha jätta pensionifondi ja hakata saama pensionifondist pensionit. See võib olla ükskõik missuguse tähtajaga. Võib olla 5 aastaks, 10 aastaks, 20 aastaks, täpselt nii, nagu te ise otsustate. Te võite ka teisest sambast raha võtta korraga kõik välja. Kas see on võimalik? Tulumaksu mõttes on kõige soodsam siis eluaegne pension või pikk tähtajaline pension. Need on täiesti maksuvabad, ehk maksumäär on 0. Ja see pikk tähtajaline pension, see on natuke keeruline koht nüüd, aga siin on see pikkus on siis oodatav eluiga. Statistikaamet arvutab sellist asja ja et numbrites rääkida, siis see on umbes 20 aastat ja pluss-miinus mõned aastad sõltub sellest, kui vanalt te lähete pensionile. Et mida varem te lähete, seda pikem ja mida hiljem te lähete, seda lühem. Aga see on maksuvaba. Ja lühike tähtajaline pension või kui te võtate raha korraga kätte, siis nende puhul tuleb maksta tulumaksu 10%. Seega minu sõnum siin kõikidele nendele inimestele eelkõige, kellel on pensioniikka jõudmiseni jäänud vähe aega. Ja meenutan, et pensioniiga on siis tavaline pensioniiga -5 aastat. Ehk siis 21. aastal 60-aastased. Et võt kõik teie, kes te olete varsti sinna ikka jõudmas, et teil kindlasti tasub nagu tõsiselt kaaluda, et kui te tahaksite teise samba raha kasutusele võtta, siis äkki tasuks seda teha ikkagi pensionieas, mitte praegu. Ja see suur vahe ongi see sama tulumaksu vahe ja ka tegelikult paindlikkus. Sest kui te võtate teise samba raha välja enne pensioniiga, et siis seal on pikk ooteperiood. Aga kui inimene läheb teise samba pensionile pensionieas, siis ükskõik, kuidas ta selle raha välja võtab, põhimõtteliselt tal hakatakse seda kohe järgmine kuu maksma. Ehk ma esitan avalduse täna märtsis, ma hakkan pensionit saama aprillis.
kui ma võtsin ühekordse väljamakse, siis mulle tehaksegi aprillis korraga see väljamakse, sellelt on 10% juba maha võetud. Ja kui ma leppisin kokku mingi tähtajalise, mingi pikema või eluaegse skeemi, siis ma hakkangi saama aprillist oma pensioni ja nii iga kuu kuni tähtaja lõpuni. Nii, need on nüüd kõige olulisemad punktid, mis puudutavad pensioni väljamakseid ja kuidas seda teist sammast siis õigupoolest nagu päriselt pensioniks kasutada. Aga meil on juba täna ja praegu päris paljud inimesed teise samba pensionil ehk nad saavad pensionit juba praegu. On sellises vanuses. Et küsimus on, et kas midagi muutus ka nende jaoks. Lihtne vastus või esimene vastus on see, et ilmselt olete te juba märganud, et olete pensionit ilusasti edasi saanud. Ehk et vaikimisi makstakse pensionit kõikidele nendele inimestele jätkuvalt edasi. Ja kõik need maksusoodustused, mis ma rääkisin, neid on teile juba automaatselt kohaldatud. Mis teie uued võimalused on see, et nüüd kõik need inimesed, kes saavad raha otse fondist, et neil on fondi pension. Te saate raha näiteks SEB-st või Luminorist, või LHV-st või Swedist, et kõik teie saate pensioni edasi, aga kui te soovite, siis te võite selle fondipensioni ära lõpetada ja võtta oma raha näiteks korraga kõik välja. Või võtta välja mingite väiksemate portsudena näiteks. Või teise tähtajaga. Ühesõnaga, te saate muuta oma seda fondi pensioni või siis lihtsalt kogu raha välja võtta korraga. Ja võt nüüd see punkt 2 või teine ongi nüüd see olukord, kus ma alguses rääkisin, et on üks tärniga koht, et selles seaduses üks niisugune oluline tähtaeg ikkagi on. Ja võt see on nüüd selline leping, mis on sõlmitud kindlustusseltsiga. Mõni selline inimene võib teie hulgas olla. Kokku on need Eestis 8000 umbes. Ja need lepingud on 3 kindlustusseltsi on Compensa, SEB ja Ergo. Et kui teil on kindlustusleping, pensionileping selliste kindlustusseltsidega, siis teil on nüüd võimalik otsustada, et kas võtta ka raha korraga välja. Ja võt selle otsuse peaksite te 31. märtsiks ära tegema, ära otsustama. Ja kui te otsustate, et te soovite raha välja võtta, et siis raha makstakse teile välja septembris. Nii nagu ka kõigile teistele, kes märtsi lõpuks on teinud otsuse võtta raha välja. Nüüd need, kes ei taha, kes on rahul sellega, et neile maksab kindlustusselts iga kuu pensionit. Et te ei pea midagi tegema ja te ei pea muretsema. Teile jätkub see raha maksmine. Et selles mõttes mõlemad variandid on täiesti okei. Ja lihtsalt osadele sobib üks ja osadele teine. Mõned inimesed on juba selle otsuse teinud, nad on lahkumas, aga väga paljud tegelikult on näha, et on ka jätkamas ja on rahul sellega, et saavad iga kuu pensionit. Nii, see on siis pensioni kohta, pensioni maksmise kohta.
Nüüd ma liigun järgmise teemani ja see on võib-olla üks selline teema, mis on kõige rohkem kirgi kütnud. Eks see on teisest sambast lahkumine enne pensioniiga. Siin on tegelikult inimestele kokkuvõttes 2 võimalust. Ja esimene võimalus on teil, kes slaide vaatavad silme ees. See on selline võimalus teisest sambast lahkuda, et te lõpetate küll teises sambas kogumise, aga raha te välja ei võta. Ehk juurde uut raha teise sambasse ei lähe, aga see raha, mis teil on sinna juba kogunenud, see raha jääb pensionifondi alles. Seda jätkuvalt investeeritakse, see kasvab ja kui te ühel hetkel jõuate pensioniikka, siis te saate seda raha sealt pensionina välja võtta. Praeguseks või tänaseks umbes 2000 inimest, natuke rohkem, olid näiteks sellise valiku kasuks otsustanud. See on väga väike number, teises sambas, ma meenutan, on 750 000 inimest, aga siiski umbes 2000 inimest on hetkeseisuga need, kes on arvanud, et see võiks olla nende jaoks sobiv lahendus. No kus selline variant võiks nagu sobida? Ma pakun näiteks sellise lahenduse või kaalumiseks, et need samad inimesed, kes on jõudmas varsti pensioniikka, et nemad tahaksid saada või kasutada teise samba raha just nimelt pensioniks ja pensionieas ja kasutada ka neid tulumaksusoodustusi. Aga näiteks neil on kas kadunud sissetulek ära või neil on siin koroona tingimustes palka kärbitud. Ehk nad on otsustanud, et nad sinna rohkem raha nagu juurde ei taha maksta. Ja see efekt siis kokkuvõttes on see, et neil on see 2% palk suurem. Et see on siis nagu praegu nende võit 2% palgatõus. Ja võib-olla neil on pensionieani minna mõned aastad, et nende jaoks on see nagu okei, aga neil ei ole ka nagu vajadust praegu seda raha kasutada ja eelkõige motiveerib see, et kui nad jõuavad pensioniikka, siis nad saavad väga palju soodsama maksumäära. Nii, siin on võib-olla veel oluline märkida üks asi ja see on see, et kui te olete otsustanud teise sambasse sissemaksete tegemise lõpetada, nii nagu ma just rääkisin, et siis see ei tähenda, et kui te ikkagi tahaksite võtta teises sambas seda raha ikkagi välja, no näiteks seesama inimene, keda ma teile kirjeldasin, et ta tahab ikkagi enne pensioniiga seda raha kasutusele võtta, siis ta saab seda teha. Ta ei keera nagu lukku enda jaoks muid võimalusi seda maksete peatamist kasutades. Nii, ja nüüd siis see variant, kus inimene lahkub teisest sambast, võtab kogu raha välja ja see automaatselt lõpetab ka sissemaksed teise sambasse. Ehk tegelikult ta teeb siis nagu teise samba puhtaks enda jaoks. See on nüüd oluline siis, et see kõik on enne pensioniiga. Praegu need inimesed, kes on kasutanud seda võimalust siiamaani, et nende keskmine iga on 39, lihtsalt näitena teile. Ehk nad on selgelt nagu nooremad inimesed
kui pensioniealised. Ja ühel või teisel põhjusel on nad otsustanud, et nad tahavad teisest sambast raha välja võtta. See on uus võimalus, mis nüüd reformiga tekkis. Ennem sellist võimalust ei ole olnud. Selle võimaluse kasutamisel on mitu tingimust ja ma käin need tingimused teiega läbi. Esimene tingimus on see, et välja tuleb võtta kogu raha. Ei saa võtta pool, ei saa võtta veerand. Välja tuleb võtta kogu raha. Ükskõik kui suur see summa teil seal kogunenud on. Teise samba selline keskmine kontojääk on praegu kuskil 7000 eurot. Aga inimeste kontojäägid on väga erinevad teises sambas. Ma võin näiteks teile öelda, et teises sambas on varsti olemas ka miljonärid. Ja ma ei tee nalja, ehk et inimesed, kelle kontojäägid lähenevad miljonile eurole. Nii et need kontojäägid teises sambas on äärmiselt erinevad. Kui inimene on alles alustanud teises sambas kogumist, et ta on näiteks 20-aastane, et siis seal võib olla raha ainult võib-olla mõnisada eurot. Aga need inimesed, kes on kogunud 20 aastat umbes ehk algusest peale, nad on teinud seda pidevalt, neil on olnud väga kõrge palk, siis nende kontojäägid võivad ulatuda väga suurte numbriteni. Nii et see kõik sõltub sellest iga inimese personaalsest olukorrast. Igatahes, sõltumata sellest, kas teil on seal mõnisada eurot või miljon, siis välja tuleb võtta igal juhul kogu raha, kui te tahate seda võimalust kasutada. Seega, mida ma tahaks öelda siin, on see, et sellisteks olukordadeks, kus teil on vaja natuke raha, näiteks pesumasin läks katki ja teil on vaja 300 või 400 eurot, siis selleks võib-olla see teise samba raha kõige ideaalsem ei ole, sest et kogu kapital läheb kohe loosi. Teine tingimus on see, et kui te võtate teisest sambast raha välja, siis te peate maksma tulumaksu 20% ehk täisulatuses. Väga paljud küsivad, et miks ma pean maksma tulumaksu? Vastus on väga lihtne. Teises sambas on maksustamata raha. Et teise samba makse makstakse või võetakse teie palgalt enne tulumaksu. Kõigepealt võetakse teise samba raha ja alles siis sellele rahale, mis järgi jääb, sellele rakendatakse tulumaksu. Nii et teise samba raha on tulumaksustamata. Ja seega, kui te võtate selle raha kasutusele, siis tuleb maksta selle 20% tulumaksu. Ja kuna tegemist on pensionirahaga, siis nagu ma juba rääkisin, kui te olete jõudnud pensioni ikka, siis see tulumaks on lihtsalt väiksem, see on 10% ja teatud juhtudel lausa 0. Nii et siin on nagu selge selline riigipoolne soodustus olemas. Kolmas tingimus ja see on ooteaeg. Ooteaeg on vähemalt 5 kuud. See sõltub sellest, et mis ajal te selle avalduse esitate. Et näiteks need inimesed, kes esitavad teisest sambast raha väljavõtmise avalduse praegu märtsis, et nemad ootavad 5 kuud. Aprill, mai, juuni, juuli, august. Ehk see on 5 kuud. Aga väga paljud inimesed tegid või kas just paljud, aga osad inimesed tegid otsuse näiteks jaanuaris
ja nende jaoks on see ooteaeg kohe 7 kuud, 2 kuud pikem. Eks see sõltub sellest. Aga vähemalt on see 5 kuud. Jälle on paljud küsinud, et miks? Ma tahan oma raha kohe kätte saada, miks ma pean ootama 5 kuud? See põhjus on see, et tegelikult selline raha väljavõtmine on üsna erandlik. Teine sammas on mõeldud pikaajaliseks investeerimiseks ja selleks, et pensionifondidel oleks võimalik see raha inimestele välja maksta, peavad nad tegema ettevalmistusi. Et need rahad ei ole ju kuskil arveldusarve ootamas. Nad on investeeritud ettevõtete aktsiatesse, võlakirjadesse, fondidesse, kinnisvarasse, igale poole. Ja selleks, et see väljamakse teha, on vaja need investeeringud maha müüa ja see võtab aega. Ja selleks ongi ette nähtud, et fondidele on antud aega teha ettevalmistusi. Kui märts näiteks esimene see avalduste laine saab märtsis läbi, et siis fondid saavad teada, et palju inimesi on lahkumas ja algab nendepoolne ettevalmistus selleks, et septembris see esimene väljamakse teha. Avaldusi saab ka tühistada ja see on nüüd inimese jaoks oluline. Võib näiteks olla selline olukord, et te olete esitanud märtsis avalduse, et tahate võtta teisest sambast raha välja. Teil on mis iganes põhjus selleks ja te tahate seda teha. Aga see põhjus langeb ära. Või te nagu suvel leiate, et tegelikult mul ei olegi vaja seda raha. Ja ma tahan seda jätkuvalt veel fondis hoida, investeerida. Ja teil on võimalik see avaldus tühistada. Aga seal on siis, et selle tühistamise otsuse peate te tegema vähemalt 1 kuu enne seda raha väljamaksmist. Ma näitan hetke pärast ka kalendrit, et siis me saame selle veel üle käia, selle avalduste tühistamise. Ja tegelikult võib juhtuda ka nii, et näiteks tekib mingisugune kas majanduskriis või finantsturud langevad. Et te vaatate, et oi, et minu vara väärtus on vähenenud ja et mul ei ole isegi nagu kasulik praegu teisest sambast lahkuda. Siis teil on võimalik ka see avaldus tagasi võtta või tühistada. Nii, 5. See on ka teema, mis on palju räägitud, ehk see sama väljamakse summa, et palju te siis raha kätte saate, et see selgub tegelikult vahetult enne, kui see väljamakse tehakse. Te saate igal ajahetkel, iga päev, saate te tegelikult vaadata, palju teie teise samba väärtus on. See väärtus on iga ajahetk teada. Aga kui te esitate avalduse teisest sambast lahkumiseks, nagu ma ütlesin, siis on ooteaeg vähemalt 5 kuud. Ja esiteks, selle 5 kuu jooksul eelduslikult käite te ju veel tööl ja teete teise sambasse sissemakseid. Ehk see summa suureneb juba ainuüksi seetõttu, et te maksate sinna järjest sisse raha. Loomulikult, kui teil tööd ei ole, sisse tuleb puudu, siis midagi sinna ka juurde ei tule. Aga paljudel inimestel ju siiski töö on olemas ja sissemaksed jätkuvad. Ja teine aspekt on see, et nagu ma ütlesin, siis need rahad ei seisa kuskil kontol, vaid need on kogu aeg aktiivselt investeeritud. Ja seega selle raha või selle osakute väärtus, teie teise samba väärtus
selgubki alles siis septembris, kui need investeeringud on maha müüdud ja see summa teile välja makstakse. Selle väljamakse teeb teile pensionikeskus, on selline asutus Eestis. Ja pensionikeskus juba võtab tulumaksu sellelt summalt maha. Nii et teile jõuab siis see raha, mida te kontol näete, miinus see tulumaksu osa, 5% võrra vähem. Ja 6. aspekt, mida selle teema juures rääkida, on see, et kui te olete otsustanud teisest sambast lahkuda, siis tagasi saate te tulla jälle 10 aasta pärast. See võimalus on teile antud tulla tagasi, aga sellel on ooteaeg. Ja kui te küsite, miks see nii on, siis see on nüüd selline küsimus, millele mul on natukene raskem vastata. Et üks vastus on see, et see oli poliitiline otsus. Aga teine vastus võiks olla see, et see on sellepärast, et inimesed ei kaaluksid selle otsuse tõsidust. Ja et sellel on ka siis see tagajärg, et te olete 10 aastat investeeringutest väljas või selle raha kogumisest väljas. Nüüd võttes seda teemat kokku, olen ma siia mulli sisse slaidile pannud ka sõnumi, et kasuta seda võimalust, mis sulle on antud hästi targalt. Vali seda hetke, kui sa selle käiku lased. Ja võib-olla esimene mõte on üldse see, et kas üldse seda kasutada ja mis need olukorrad on, kui seda võiks üldse kasutada. Et see on selline õlekõrs, oleme siia öelnud, või selline kaart sinu tagataskus, mille sa võid siis ühel hetkel välja käia. Aga arvesta sellega, et kui sa oled näiteks juba praegu selline keskealine, mina olen näiteks 47, kui ma täna võtaksin teisest sambast raha välja, siis ma tagasi saaksin tulla 57-aastaselt. Mul on jäänud siis pensioni eani veel seal kuskil 7 aastat võib-olla selleks ajaks, et see on päris lühike aeg ja sa lihtsalt pead mõtlema, et kas mul on tark tagasi tulla, kas see on mõttekas või mitte. Nii et tegelikult ilmselt sõltub ka sellest, mis vanuses sa oled. Et kui raha välja võtab noor inimene, ütleme 25-aastane, siis tema 10 aastat saab täis 35 ja 35-aastaselt on mul pensionieani veel julgelt 30 aastat või rohkem. Nii et see on juba väga pikk kogumisaeg. Ja siis võiks see tagasitulek olla juba üsna mõttekas. Nii et need olid need tingimused, mida siis teises samba raha kasutusele võtmisel enne pensioniiga tuleb silmas pidada. Rõhutan üle, et pärast pensioniiga need ei kehti, siis selliseid tingimusi ei ole. Ei ole ooteaega, ei ole 20% tulumaksu, ei ole kohustust välja võtta kogu raha. Nii et selliseid tingimusi siis ei ole. Ma korra käiksin üle ka selle avalduste kalendri. Ma arvan, paljudele inimestele on jäänud mulje, et teises sambas on hästi palju erinevaid kuupäevi ja tähtaegu. Ja tegelikult on see õige.
aga nendes kuupäevades on ka väga selge muster olemas. Ja siin pildi peal te näete, et nendes punastes kastides, et pöörake tähelepanu nende punaste kastide peale. Et kui te olete esitanud oma avalduse detsember, jaanuar, veebruar, märts, siis tehakse see väljamakse teile septembris. Kui te olete selle avalduse esitanud aprill, mai, juuni, juuli, siis tehakse jaanuaris. Kui te esitate avalduse augustis, septembris, oktoobris, novembris ja siis mais tehakse väljamakse. Ehk nagu te näete, vaatate seda avalduste kasti, et nagu ma päris alguses ütlesin, siis kõik avaldusi saab esitada 24/7. Ehk märtsiga ei lähe midagi lukku. Nii nagu saab esitada avaldust märtsis, saab seda teha ka aprillis, saab seda teha ka oktoobris või detsembris, mis tahes kuu. Vahe on lihtsalt selles, et millal siis konkreetne väljamakse tehakse. Et see on nagu see erisus. Et siin rakendub ka ooteaeg, nagu ma ütlesin, ja sealt tulevad ka need kuud. Ja nüüd kahe punase kasti vahel on siin nüüd see välja toodud, et millal peaksite te hiljemalt avaldust tühistama, kui te seda teha soovite. Need on natuke erinevad nüüd siis, kui te lihtsalt peatate maksed või kui te võtate raha välja, aga siis ka neid kuupäevi tasub tähele panna. Selline näeb välja siis avalduste kalender ja siin on õige nagu öelda seda, et kui te panete tähele seda pilti, siis siin ei ole aasta arvu küljes. Ehk nii, et selline kalender kehtib 2021, kehtib 2022, 2023 ja nii edasi. Eks see on kogu aeg see kalender selline. Nii, me hakkame jõudma oma selle tänase loengu lõpupoole. Ja ma tahaksin veel mõnedest teemadest rääkida, kuidas siis võib-olla üldiselt teisest sambast võiks mõelda ja kuidas seda teist sammast või tegelikult üldse kogumispensionit, ka kolmandat sammast, et kuidas neid võib-olla enda kasuks tööle panna. Ma tegelikult võib-olla mõne inimese jaoks natuke ootamatult, aga ma tuleksin täitsa selles mõttes algusesse, et minu nagu soovitus on see, et inimesed võiksid omale tervikuna läbi mõelda sellise nagu suure plaani. Mis on tervikuna nende plaan oma eesmärkidega, oma eluga ja see raha osa, mis teine sammas on, et see tuleb sinna kõrvale. Miks see tähtis on? Tegelikult sellest saab palju asju nagu alguse. Ma toon ühe näite. Kui inimene küsib minu käest, et kas ma peaksin teises sambas raha koguma, aga jätab mulle ütlemata selle, et ta kavatseb kogu oma perega näiteks kolida Ameerikasse elama, siis see on minu jaoks väga oluline informatsioon, et tema küsimusele vastata või mingit nõu talle anda. Et kui teie plaan on näiteks Eestist ära kolida, siis ilmselt teil ei ole teises sambas mitte mingisugust põhjust või pointi raha koguda. Sest teil ei ole Eesti tööandjat, kes maksaks teile palka ja seega teise sambasse ei saagi teile midagi koguneda.
Aga mõelda võiks nagu laiemalt, et mis näiteks seda, et kas te tahaksite elada linnas või maal? Kas teil on plaanis töötada üldse või tahaksite te võimalikult kiiresti tööelust kuidagi väljas olla, et ka nii võib ju mõelda? Kas te oleksite pigem palgatööline või ise oleksite ettevõtja või FIE? Mis haridus teil on? Kuidas teie tervis on? Paljusid inimesi näiteks mõjutab see, et kas neil on, kui hea nende tervis on. Ja see dikteerib väga palju asju nende elus. Kaaluge sellised aspektid läbi. Ja siis tulge juba kitsamalt rahateemade juurde. Et kuidas selle teie nagu unistustega või teie plaanidega kõik teie nagu rahaline seis sobitub. Esmane soovitus alati, kui te räägite mõne nõustajaga või kui te loete artikleid, mida te sageli märkate, on see, et likvideerige palun ära kõik oma kallid laenud. Ja siin ma pean silmas igasuguseid krediitkaardi võlgasid, kallid järelmaksud, kiirlaenud. Kui teil on probleeme kohtutäituritega või kassofirmadega, tehke need asjad esimesena korda. Ma olen kuulnud sellist ideed inimestel, et ma võtan teise samba raha välja ja maksan oma kodulaenu ära või maksan osa kodulaenust tagasi. Nüüd sõltub sellest ilmselt, kui vana inimene on. Et kui ta on kohe pensioniikka jõudmas sisuliselt ja oma tööelu lõpetamas, siis see võib olla täitsa mõttekas plaan. Aga näiteks minul ei ole nagu mitte mingit mõistlikku põhjust niiviisi käituda. Kodulaen on tavaliselt kõige odavam laen. Ja seda ma arvan, sellisel viisil tagasi maksta küll ei ole põhjust. Mida te võiksite teha, on vaadata, et need kodulaenud lõpeksid teil pensionieaks ära. Et te pensionieas oleksite kodulaenust prii. Ja üldse vaadake nagu selle pika perspektiiviga, et kas te saaksite midagi täna ära teha selleks, et pensioni eas oleksid teie püsikulud madalad, näiteks kommunaalkulud või seesama kodulaen, nagu ma juba ütlesin. Veel üks selline universaalne soovitus kõikidele inimestele on see, et sul võiks alati olla või teie perel võiks olla alati puhver ootamatuteks kulutusteks. Ma arvan, et on kindlasti neid inimesi, kes selleks puhvriks peavadki nüüd teist sammast. Et see on üks viis, kuidas sellest asjast mõelda, aga ma toon ka kohe näited, et see ei ole võib-olla see kõige parem idee, kõige parem lahendus. Miks? Sellepärast, et nagu ma ütlesin, siis teise samba puhul te peate välja võtma kogu raha. Ehk kui teil on tõesti selline ootamatus, et teie auto läheb katki või teie pesumasin läheb katki, siis te ei saa võtta teisest sambast välja seda vajalikku summat, et seda kulutust katta. Ja teine asi on see, et ma meenutan, et teisest sambast raha väljavõtmine on viiteajaga, et seal on see 5 kuud vahel. Kui teil läheb pesumasin täna katki, siis, ja te loodate teise samba peale, siis te saate uue osta alles septembris selle teise samba rahaga. Ühesõnaga 5 kuu pärast. Nii et ta ei ole selline hea
ootamatuteks kulutusteks sobiv raha, see teine sammas. Ta lihtsalt on nagu selline, ta ei ole nii paindlik, kui tavaliselt ootamatus olukorras on vaja. Ja nüüd kõik need inimesed, kes tunnevad ennast investorina või investeerimises väga ebamugavalt. Ja see ei ole üldse nende teema. Ma võin teile lohutuseks öelda, et see on täiesti okei, et see ei ole teie teema. Aga tegelikult see sama teine ja kolmas sammas ongi nagu teie võimalus iseenesest väga-väga lihtsalt, automaatselt ja märkamatult investeerida. Sest see raha on investeeritud üsna lihtsalt, automaatselt. Ma võiks öelda, et teise samba puhul te isegi ei märka seda, et kuidas see raha sinna täpselt liigub. Teie asi on lihtsalt valida fond või kasutada investeerimiskontot. Ja see kõik toimub nii-öelda taustal pikaaegselt. Ja mis kõige olulisem nende kahe samba puhul on see, et seal on maksusoodustus. Eks? Et teie palgalt võetakse küll 2% ära, aga 4% tuleb lisaks ja ka kolmandas sambas on samamoodi maksusoodustused olemas. Kuni 15% palgast ja 6000 eurot nagu maksimum. Nii et tegelikult need on maksusoodsad ja üsna lihtsad võimalused, kuidas investeerida. Ja tegelikult võib-olla väga palju rohkem investeerimisega sellisel moel tegelema ei peagi. Et te võite nende samade teise ja kolmanda samba kõrval täiesti rahulikult ehitada üles oma ettevõtet või töötada või osta maad. Et selles mõttes see kõik toimib teil ilusasti ja taustal. Ja nüüd see 6. punkt, mis on võib-olla ka üks viimaseid sõnumeid, mis ma täna siin anda tahan, on siis see, et kuidas ja millal tegelikult siis teine ja kolmas sammas kasutusele ikkagi võtta. Ja minu nagu nõuanne on see, et võta need sambad kasutusele siis, kui sa soovid lõpetada töötamise või kui sa oled sunnitud lõpetama töötamise. Ehk su elus läheb midagi väga halvasti. See sama naine, kellest ma rääkisin, kellega ma kirjavahetust pidasin, kes oli minu vanune, kes on saanud väga-väga raske diagnoosi. Ja tal ei ole võimalik enam töötada. Ja see on see koht, kus tal tegelikult teine sammas tuleb hästi appi. On küllalt palju selliseid inimesi, kes soovivad lõpetada töötamise varem kui päris pensioniiga. Võib-olla nende tervis on selleks hetkeks, neil on selline töö, et tervis ei võimaldagi võib-olla enam hästi töötada. Ja nad soovivad või te soovite võtta ennast tõmbuda tagasi, tulla tööelust nagu välja või töötada ainult näiteks osalise ajaga. See on see olukord, kus tegelikult nii teine kolmas sammas tulevad ilusasti appi ja aitavad nagu korvata seda palgast tekkivat puudujääki. Ja nagu öeldud, siis jah, kõik need olukorrad, kui teil läheb väga halvasti, kui teie ootamatuteks juhtudeks mõeldud puhverist pole enam abi, kui teil on tervisega midagi väga rasket juhtub, kui teie pereliikmega midagi juhtub, kui teil maja maha põleb, kõik sellised väga keerulised ja rasked olukorrad, mis võivad väga vabalt igaühega meist juhtuda. Ja sellisteks olukordadeks on tegelikult see teise samba uus võimalus võtta raha enne pensioniiga välja väga hea. Nii, lõpuks
lihtsalt ma jätan, need saavad olema siin slaididel, mõned lingid, mõned viited. Tänaseks on hästi palju infot teise samba kohta juba internetis. Et väga soovitan nende kõikide võimalustega tutvuda. Juba viidatud pensionikeskuse lehekülg näiteks, aga pensioniplaan.ee on toredad kalkulaatorid, Eesti ees samamoodi kalkulaatorid. Mõni suhtub irooniliselt võib-olla pankade infosse või pankade kodulehekülgedesse, aga mina täiesti julgelt soovitan ikkagi neid ka kasutada. Ma näiteks toon näite enda kohta, et mina ei kogu tulevas raha, aga ma kasutan tuleva kodulehekülge selleks, et saada kiiresti ülevaade enda pensionifondidest. Mis sest, et ma ei ole tuleva klient, ma saan ilusasti seal sisse logida ja ma saan sellise mõnusa ühele leheküljele mahtuva ülevaate oma pensionivaradest. Nii et täiesti üks selline võimalus. Ja YouTube'ist guugeldage 5 sammu korras rahaasjadeni. Rahandusministeeriumi videod subtiitritega, nii et kurtidele väga sobivad, kus te saate nagu samm-sammu haaval sellise hea pagasi, kuidas oma rahaasjad korda teha. Ja meil on ka mõned artiklid spetsiifiliselt teisest sambast, mille mina ja mu kolleegid oleme kirjutanud. Samamoodi võite vaadata ja Toomas aitab neid linke siis jagada hiljem, et need kõik oleksid teile lihtsasti kättesaadavad. Seega minu poolt kõik, nii nagu slaid ka ütleb, mõelge läbi, ärge tundke ajalist survet. See on minu tugev soovitus. Ärge tundke ajalist survet. Mõelge läbi, võtke täpselt nii palju aega, kui te vajate. Märtsis tehtud otsus on täpselt sama hea kui oktoobris tehtud otsus või aastal 2021 tehtud otsus on täpselt sama hea või halb kui on 2022 tehtud otsus, nii et siin ei ole mitte mingit vahet. Minu poolt kõik, Toomas, annan sõna sulle. Nii, suur tänu Siirile selle väga põhjaliku käsitluse eest. Teema on muidugi nii keeruline, et minul ka alguses kui nullist alustada on sellest kõigest natuke raske aru saada, aga tuleb natuke vaevane asjad endale selgeks teha. Ma võib-olla veel mõned kommentaarid ja mõned küsimused jõuame veel teha, et ma loodan, et inimesed saavad aru, mis on esimene sammas, mis on teine sammas ja mis on kolmas sammas. Et esimene on siis see riiklik pension, mida te saate siis, kui te pensionile lähete, sõltuvalt siis kaua te olete töötanud ja mis kohtadel te olete töötanud. Teine sammas on siis see, millest me täna rääkisime, et kus inimene maksab 2% oma tasust ja 4% paneb siis riik juurde, et ühesõnaga päris suure summa, topelt sama suure summa paneb riik juurde ja see koguneb teie arvele ja täna me rääkisime, kuidas nende rahadega hakkama saada. Ja kolmas sammas, see on siis hoopis see, kuhu inimene vabatahtlikult veel täiendavalt siis oma rahasid maksab ja siis sealt saab oma pensionile minekul või mingil muul hetkel, kui aeg saabub oma raha kätte. Nii et täna me rääksime siis teisest sammast. Ja siin on mõned küsimused nüüd tulnud veel. Näiteks siin küsib inimene, et möödunud aastal, kui koroona hakkas levima 16. märtsil, läks inimene vaatama teise samba konto seisu ja sealt oli 2000 eurot kadunud. Ja praegu on siis see asi samale tasemele tagasi tõusnud nagu enne 16. märtsi. Nii et mingisugune rahade kadumine, kas see on siuke asi võimalik üldse või on see mingisugune, jah, palun. Jaa, paljud inimesed saidki sellel kevadel võib-olla maitse suhu, mida tähendab investeerimine, mida tähendab ka risk. Ja ka minul oli suur langus
teises sambas, aga tänaseks on see kõik tagasi teenitud ja ma vaatasin huvi pärast oma viimase aasta teise samba nagu tootlust või kasu ja see oli 40%. See tundub mulle uskumatu, aga 2020 vaatamata sellele ajutisele kriisile, mis oli märtsis, oli super aasta tegelikult investeerimiseks üle pikkade aastate, nii et need kahjud on kõik täna kuhjaga tagasi tehtud, see on tõsi. Veel üks küsimus on siis, et kas teise ja kolmanda samba fondid on tagatud, kui tootlikkus on negatiivne, et börsikrahhi juhul võib siis nagu kõigist rahadest ilma jääda, kas on nii? Väga hea küsimus. Vastus on, et tagatud on see, kui selle pensionifondi valitseja saab hakkama mingi pättusega, mingisuguse kelmusega. Ja tema süü tõttu sellest fondist raha kaob. See on tagatud, siis tuleb tagatisfond appi. Aga investeerimisrisk ei ole kaetud, et see investeerimisriski, seda kannab iga inimene siis ise. Aga mõte ongi selles, et kui sa teises sambas kogud raha 30-40 aastat, siis tegelikult seal on, me näeme nii tõuse kui mõõnasid, kui pikas perspektiivis tegelikult see fond teenib tulu. Ja viimane asi veel, mis ma tahaksin rääkida, et kui siin ka Siiri rääkis, kuidas tema ise käituks, siis minul ei ole ka teadmisi ja ma arvan, et väga suurel osal inimestest ei ole teadmisi, kuhu oma raha ise paigutada, kuidas kuskile investeerida. Nii et see investeerimisfondi valik on väga keeruline ja nagu siin ka ettekandjas rõhutati, seda tuleks väga kaaluda, enne kui ise hakata oma rahasid siin fondide vahel tõstma. Et jah, on küll fondi halduri tasu, mis on ahvatlev, et see jätaks nagu ära, aga samal ajal see risk, et ise oskad paremini või kasulikumalt, no see on suur. Ja viimane küsimus oli siin veel pärimisest, et kuidas siis neid asju päritakse, kui inimene oma teise samba vahendid on kogunud või kolmanda samba vahendid ja siis mingil hetkel inimene näiteks sureb. Teises sambas on pärimine olnud selle algusajast peale, kogu aeg. Lühike vastus on see, et muudatust siin ei ole. Teise samba osakud, tegelikult ka kolmanda samba osakud on mõlemad päritavad. Ehk kui inimene sureb, siis need on osa tema pärandvarast ja tema pärijad saavad siis otsustada, kas nad võtavad need osakud enda pensionikontole, et kui meil on selline pärija, kellel on ka teine sammas, siis ta võib näiteks otsustada, et ta võtab päritud osakud enda kontole ja need saavad siis nagu tema pensioni osakuteks. Või inimene võib ka otsustada, et ta võtab teise päritud osakud välja rahas. Seda on kogu aeg saanud teha. Ja see jätkub, seal tuleb maksta tulumaks, aga iseenesest see võimalus on siis pärijal alati olemas. Ja siin mingeid muudatusi, nagu ma ütlesin, ei ole. Et siis kokkuvõtvalt päritakse nagu igasugust muud vara, kui vajas makstakse pärandimaksu, aga põhimõtteliselt pärandatakse nagu muud vara. Ma väga tänan meie esinejad, ma tänan meie kõiki kuulajaid, vaatajaid, tänan meie küllid, kes siin üle normi korraga tõlkis, tänan Kerti, kes ülekande korraldas ja tänan Tiitu, kellega koos me selle siis ette võtsime selle. Ja nagu ma alguses lubasin, meie küsimused, teie küsimused, mis veel siin laekuvad, kindlasti edastame Rahandusministeeriumile ja siis
meie ettekandja on lubanud neile kõigile ka siis veel vastata. Mina tänan teid kuulamise ja vaatamise eest ja võib-olla kohtume sel teemal veel.